Hea väike inimene, toidu valmistamine on üks meeldivamaid tegevusi, mida teha koos sõprade ja perega, aga selle tegevuse juures on väga oluline teada ohtlikke tegureid. See klipp ongi teile väike õpetus sellel uuel teekonnal, et tulevikus oleksid tervem. Üldiselt meil ei teki kahtlus selles osas, et meie toit ei ole ohutu, aga oluline on ka see, et sina ei teeks seda ise ohtlikuks. Kõik, mida me sööme ja enda ümber näeme, on keemilistest ühenditest koosnev. Kes veel ei tea, siis keemiaga tutvute 7. klassis ja hakkate õppima 8. Meeles peab pidama, et ohtlikuks võib muutuda iga keemiline ühend. See sõltub selle kogusest toidust kui ka toksilisusest ehk mürgisusest. Mõne toidu puhul on kohe silmaga näha ja ninaga tunda, et see pole kõlbulik. Mõne puhul aga on vaja see kindlaks teha laboris analüüsides. Igasugune aine võib olla ohtlik, kui seda liiga palju tarbida. Kuidas aga satuvad keemilised ühendid meie toitu? Looduslikult, näiteks hallitusseente poolt toodetud mükotoksiinid, roheliseks muutunud kartulites solaniin, põllumajanduses, näiteks taimede kasvatamisel kasutatud pestitsiitide jäägid, keskkonnast tulenevad raskemetallid, plii, kaadmium, tööstuses E-ained, lisatud toitained, näiteks vitamiinid, mineraalid ja nii edasi. Suitsutamisel tekivad polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud ehk PAH-id. Näiteks küpsetamisel tekivad akrüülamiid, toidunõude materjalidest toitu erituvad ained. Enne kokkama asumist vaata kindlasti ka videot toiduohutuse 5 võtit. Kuid ka sinul endal on väga oluline roll selles, et toit, mis taldrikule jõuab, oleks ohutu. Mida sina saad teha oma koduköögis, et vähendada toidust tulenevat keemilist ohtu oma tervisele? Loe alati pakendil olevat informatsiooni, kuupäev, säilitamis- ja soojendamistingimus. Toimeta köögis läbimõeldult, toitu tasakaalustatult ja mitmekesiselt. Kui sa jälgid üldist toidupüramiidi, siis vähendab võimalust tarbida liigset ühte ainet või ühendit, mis võib osutada ohtlikuks. Selleks, et sa toidupüramiidist lihtsamini aru saaksid, olen teinud sulle siia kerge joonise. Terve nädala varu tuleb tarbida nii, et see oleks sinu kehale ja tervisele hea. Kasuta toidu tegemiseks ja söömiseks selleks mõeldud esemeid. Miks? Toidu tegemiseks mõeldud toidunõud ei erita ette nähtud kasutamistingimustes meie kehale ohtlikke aineid. Ei tohi kasutada nõusi ja vahendeid, mis ei ole mõeldud toidu valmistamiseks. Kuidas aga ära tunda, et ese on toidu jaoks? Kodus süüa tehes küsi alati vanematelt, millise nõuga tohib toitu teha. Näiteks, kas kodus oleva toidukarbiga võib mikrolaine ahjus toitu soojendada? Kui mingi eset on vaja poest osta, siis kasutatakse nende märgistusel näiteks sõnu joogipudel, toidukarp, külmutuskarp või sõnu toiduga kokkupuutumiseks või kahvli ja peekri sümbolit nende esemetel, millest ei saa kohe aru, kas need on mõeldud toidu jaoks, näiteks plasttämber või kilerull. Pakendatud toidu ostmisel ei ole vaja kahvli ja peekri sümbolit otsida, kuna toidutootja peab valima ohutu pakendi. Üldjuhul on need pakendid näiteks plastist joogipudel ühekordseks kasutamiseks ja need ei tasu korduvalt kasutada. Eriti ohtlik on nõude ja tarvikute kasutamine valesti kuuma toiduga. Kuumusel eritub mürgiseid ühendeid rohkem kui külma puhul. Seega veendu, et nõud, mida sa kasutad, sobivad toidu kuumutamiseks. Kuidas? Vaata, kas esemele või seal pakendile on kirjutatud kasutusjuhiseid. Kui ei ole, siis kasuta eset mõistlikult. Näiteks, plastist kulpi ei tasu koos supiga keeta. Segada ja tõsta on täitsa okei. Vigastatud plastist töövahendeid on mõistlik mitte kasutada, sest pisikesed plastist tükid sööd sa ise ära. Foolium ei sobi happelise ja soolase toidu jaoks. Nende toimel hakkab alumiinium toitu erituma. Kui kasutusjuhised on olemas, siis järgi neid. Need on seal põhjusega. Ikka selleks, et sul ohut oleks. Kui tahad toitu mikrolaine ahjus soojendada, siis enne seda veendu, kas karp või kauss on selleks sobilik. Ära kasuta toidu tegemiseks vahendeid, mis on katkised või kulunud. Mis on akrüülamiid? Üks ohtlikumaid tegelasi meie tervisele on keemiline ühend akrüülamiid.
Et paremini aru saada oleks, nimetame seda lihtsamalt ülekõrvetamise kuumutamise sündroom. Akrüülamiidi on leitud erinevates toitudes, seda nii tööstuslikult, toitlustusasutustes kui ka kodus valmistatud toidus. Seda on leitud näiteks hommikusöögi helvestest, küpsistest, leivast, krõpsudest, friikartulitest, näkileivast ja kohvist. Akrüülamiid tekib eeskätt tärkliserikka toidu kuumutamisel väga kõrgel temperatuuril. Ka töötlemisviisil on väga oluline roll. Akrüülamiid tekib küpsetamisel, praadimisel ja röstimisel, aga näiteks keetmisel või aurutamisel mitte. Palju akrüülamiidi su kehas suurendab riski haigestuda vähktõppe. Vali alati kuldkollane värvus, mida pruunim ja krõbedam, seda mürgisem ja ohtlikum see toit on. Lõpetuseks pea siis meeles, et küpseta toitu kuldkollase värvuseni, väldi toidu üleküpsetamist, ülemäärast krõbedust ja kõrvetamist, kui küpsetad praed või röstid. Rusikareegel on ära kõrveta toitu, pruunista seda kergelt. Jälgi valmistusjuhendid, kui valmistad eelpakendatud friikartulit või pagaritooteid kodus, siis järgi tootjate soovitusi valmistusaja ja temperatuuri kohta. Nii ole kindel, et ei küpseta toitu ülemäära või liiga kõrgel temperatuuril. Valmista toitu erineval viisil. Uuringud näitavad, et akrüülamiid ei teki keetmisel, aurutamisel, toidu valmistamisel mikrolaine ahjust ning madalatel temperatuuridel valmistatud toidus. Toitu mitmekesiselt. Mitmekesine ja tasakaalustatud toitumine aitab vähendada võimalust, et mõne toiduga satub organismi akrüülamiidi väga suures koguses. Kõik, mida sa sööd, ei ole sulle alati ohtlik, aga võib muutuda sulle ohtlikuks, kui sööd valesi asju või vales koguses. Vali selline nõu, mis on toidu jaoks mõeldud. Eelista selliseid, kus on selge kasutusjuhend peal. Ühekordne toidupakend ongi mõeldud kasutamiseks üks kord. Aitäh, väike inimene, et sa selle klipi lõpuni vaatasid ja hoolid oma tervisest ja oma tulevikust.